Mihkel, me istume siin praegu keset talve, aga nagu näha, siis räästast juba vett tilgub ja kevad on kohe-kohe kätte jõudnud. Seda küll jah, et kui talve jooksul nii pikalt nagu nad meil täna on, ei jõua neid kõiki töid ära teha, siis oleks õige aeg küll mõelda, et kui on näha, et midagi jääb kevade peale, et võiks ette valmistada, linnud on natukene sarnased inimestele, et ega see, nagu sa ütlesid, et kevad on tulemas ja kinnisvarabuum läheb metsas ka lahti, nii et aga me peame paraku kõik sinna ära mahtuma. Aga millal siis nii-öelda see ralli peale siis hakkab, et mis ajast peaks rohkem tähelepanu pöörama sellele, mis lindudega metsas toimub? Ma arvan, et see käib ikkagi kooskõlas selle päiksega, et kui hakkab juba see vegetatsiooniperiood, kõik asjad hakkavad liikuma. Putukad ärkavad ja pungad puhkevad ja siis tekib, nii-öelda on soe, tekib toitu, sellega seoses ka juba antakse signaal tulijatele juba sinna kaugele kaudu, aga igal juhul on nad alati õigel ajal ja või natuke varemgi juba siin kohal. Hakkab võib-olla siin, oleneb ilmast, võib hakata märtsi keskel, märtsi lõpus, aga aprilli keskel on muidugi see mull juba täies hoos. Kas saab kuidagi hästi lihtsalt selgeks teha, et meil on ju metsasid ja kasvukohatüüpe on väga erinevaid, et millistes metsades võib lindusid pesitsemas rohkem kohata? Lihtsalt võib öelda, võib-olla mitte isegi puudutades neid kasvukohatüüpe, aga just ikkagi viljakamates kasvukohatüüpides, kus on hästi mitmekesine nii-öelda see taimestik ja mitmerindeline puistu ja võib-olla kui enamuses on ka lehtpuu. Lehtpuu ja lehtpuu nii-öelda kuuse segametsades rohke põõsastikku ja alustaimestikuga. Seal on elu. Aga mis me siis teeme? Kas lähme vaatame, mis metsas praegu teha ära annab ja võib-olla siis selle kinnisvarabuumi toetamiseks omalt poolt saame neile mõne majaga ülesse panna? Aga lähme. Sellised nad mul on. Oleneb, tavaliselt ma proovin niisuguse looduslike vahenditega teha, aga see on kunagine RMK projekt, kase nendest tehtud, puuritud välja, saab alt puhastada ja väga mõistlik panna niimoodi. Palju sa neid pesakastis ja oma koduümbruses üles pannud oled? Jälgin täitsa tunde järgi jälle, et vahest unustan ära, palju ma neid pannud olen, aga vahest võtan mitu tükki kaenlat selle metsa poole ja panen siia kodu juurde ja kaugemale ka. Aga kuidas siis on, paned kasti ülesse ja võetakse kiiresti omaks kohe? Jaa, aga seal on veel omad probleemid ka. Kui oled teadlik, kuidas seda teha, ma olen tavaliselt teinud pealt lahtised, et ma saaksin vaadata, et kes siis minu nii-öelda pakutud kinnisvaras omaks on saanud ja on olnud niimoodi, et kärbse näpimamma audub oma munade peal ja rasvatihase mamma on sinna nurka löödud paraku juba seal peretüli käigus niimoodi, et on keegi juba hukka saanud, et käib armuta võitlus tegelikult nendel omavahel ka. Ma tahtsingi järgmisena küsida, et käid sa neil siis silma peal ka hoidmas, et hommikul siin võtad ilusal suvehommikul kohvitassi näppu ja jalutad ringi, vaatad, et kes sul millises majas elab? Ei, seda rutiini ei ole, aga lihtsalt vahest on põnev vaadata, et kas sobib ja kas tahetakse ja jälle tuleb vaadata ka niimoodi, et tihtipeale need väiksed sulust pesitsejad, et nendel olekski neid väikseid avasid. Tihtipeale mul on hästi palju seda mustarähni, see on ju siuke kõva töömees, aga kirvemees, et see teeb ikka niimoodi, et sinna mahuvad kõik sisse elama, aga siis on väikestel elanikel ei ole kuigi turvaline, et sinna mahuvad nii-öelda röövikud ka sisse. Suuremad linnud ja nugised ja oravad ja selline teema. Lageraie käigus me tahes tahtmata viime selle vana puu välja.
metsast. See ongi see mõte, et sellest puust midagi saada. Aga kompensatsiooniks ütleme selle juures, kui tulla selle lindude kinnisvara juurde, siis me saaksime palju neid aidata, et lageraie servadesse, eriti servadesse just, et ega elu käib ka ikka seal selle varju ja valguse piiril, kus on mõõdukas soojus ja varju saab, et oleks mõistlik panna kuskil lageraie serva pesakast. Aga siuke lihtne võte on lihtsalt siuke konks teha ja sellega panna, aga niimoodi turvaliselt ja vaadata, et ta tuule käes kuskil lappama ei lähe, et ta on toetatud ja parem oleks, kui ta oleks natukene ettepoole kaldu. Praegu ta siin siuke ei ole, aga kui ei ole sees tööveldatud või midagi, siis saavad vennad hakkama küll. Nii et hääled kostavad, et info levib juba. Aga kas pesakasti puhul on oluline see ka, kui kõrgele seda panna? Tavaliselt pannaksegi niimoodi 2-3 meetri kõrgusel, et ei ole mõtet kuskile kõrgemale. Ei, sest tegelikult ongi see kirev elu käibki siin just selline põõsa ja siukse kõrgusega. Tulime siia küpsesse kuusikusse, kus on rohkesti ka lehtpuid ja alusosa. Praegu siin talvel ta paistab päris hästi läbi, aga nii kui lehed tulevad, kõik see toomiga võsa, see katab ühtlase siukse vaibana selle aluse. Ja nendel, kellel tõesti ei õnnestu talvel seda oma raiet ära teha, et kui see oli plaan see mets nii-öelda ära realiseerida ja kui see talvel ei õnnestunud, siis oleks mõistlik praegusel ajal see alusmets kõrvaldada, jätta siis need sellised puud, mis aitaksid lindudel oma nii-öelda seda pesa teha, või siis jätta üksikuid isegi siuksi põõsaid või alusmetsa kuusegruppe või niimoodi, et kus neil oleks võimalus. Tähtis ongi märgata. Vaadata natukene siukse linnu pilguga, et kus ise võtaks ette ja tassiks mööbli sisse või punuks pesa. Ma arvan, et kõiki puid ei pea maha raiuma, aga see alusvõsa, kus on siuke tihedam ja kuhu hirmsasti tahetakse pesa teha, siis kui nad saabuvadki kevadel ja näevad, et siin ei ole võimalus, siis lähevad lihtsalt kõrvalmetsa ja teevad seal. Kui nüüd ei ole ikkagi teist võimalust ja metsaomanik peab selle raie kevadsuvisel perioodil ära tegema, siis mis on siuke ABC, mida nagu just lindudele mõeldes tasuks silmas pidada nende tööde planeerimisel ja korraldamisel? Üks hea asi on muidugi see, et tänasel päeval on meil see raievõimekus niivõrd hea, et siukse väikse lageraie hektari või 2 või 3 hektarise lageraie on võimalik ära teha nädala ajaga. See oleks väga tähtis, see ajafaktor, et seda häiringut siin metsas ei oleks, siis lõpetaks selle nädalaga selle asja ära ja kui tulla siia metsaserva tagasi, siis kuuled, et see kädin läheb sama intensiivselt edasi. Millised puud need on lindude seisukohast? Mis tasuks alles jätta? Jah, see säilikpuude teema on üks väga tähtis. Asjalikud metsaomanikud on neid ilma seaduseta ka alati jätnud. Ei ole muidugi mõtet jätta kuuske siia säilikpuuks, sest see, kui sa lõpetad raie ära, igal juhul on ta paari päeva pärast juba siin nii-öelda külili ja jätta siuksi vanu puid, põnevaid, oma silma järgi vaadata põnevaid ja selliseid, mis tuulele pikemalt ajalt vastu pea. Tihtipeale on mõistlik jätta mände, kus see meie kõige suurem värvuline ronk on kohe hakkamas, vaatab just siuke
välja kasvanud siuksed iidsed pihlakad või puuks kasvanud toomingad või õunapuud või ja väga tänuväärne puu on muidugi aab, eks ole, et kuhu rajatakse tihtipeale mitmekorruseid hotelle lindude poolt. No raiete käigus on väga oluline jätta veel igasuguseid tüükaid ja lamapuitu ja noh, siuksi murdunud puid, kõrgemaid tüükaid ja no siin toimub elu, siin on putukaid, siin on seeni, siin on samblikuid, sellega kaasnevad, ega nad on kõik omavahel seotud, sama see linnuriik ka. Ja pihlakas on ka hästi tänuväärne, tal tekib iseenesest ilma lindude abita igasuguseid uurdeid ja avakesi niimoodi, et ja okste peale saavad teised nii-öelda lehelinnud ja põõsalinnud saavad oma pesa punuda nii-öelda. Ja see ei sega lageraie langil ka suugi, pigem annab seda ilmet ja vot see on tüüpiline puu, mis oleks mõistlik jätta säilikpuuks. Vana pihlakas. Ta on juba nii-öelda töös. Juba selle lindude poolt märgatud, sealt on näha, et on mitmed avad on juba seal sees. Ja lasta olla siis, ei ole meil vaja traumeerida linde, kes tulevad ja otsivad. Jääb meil hulga pesakasti panemata ja see looduslik nii-öelda hotell on oluliselt parem. Isegi selline ark, noh, kui on jäänud ta püsti ja näed, lind on leidlik, lumi on ajanud selle sassi siin, aga ta on suutnud omal selle elamise siia sattida ilusti vahel. Suvel tõmbavad põõsad lehte ümberringi, ta on ilusti varjus ja lihtne ja ilus ja mugav. Ma arvan, et siin selle pesa suuruse järgi vaadata, et igal juhul lendasid siit pojad välja õigel ajal. Vot selline puu annab porrile inspiratsiooni hästi. Temale hirmsasti meeldivad need siuksed lahti löönud koorega kuused, et ei maksa alati minna metsa ja ise maha neid peksta, küll nad ükskord kukuvad, aga väga lahe on vaadata, kui lähed kuskil seal juba juuni algul ja vaatad, et mingid rohututid juba turritavad, siis tead, et porr on sinna pesa teinud. See mets siin ootab oma aega, aga nagu näha, et kui on metsa eest korra nii-öelda hoolt kantud, siin on 7 aastat tagasi harvendusraie tehtud, siis ei ole seda hullu tihedust ka siin. Et tegelikult ongi kui on järjepidev hooldatud mets, siis me saaksime väiksema vaevaga ja julgeksime sellist metsa näiteks jätta kevade peale raiumiseks. Aga üldiselt on siis ikkagi, mis me siin täna vaadanud ja oleme, et võib öelda, et lind koduta ikkagi ei jää, et ta leiab selle kohamaale nii kui pigem nii. Mitte. Ja üha enam on ikka näha, et ega metsaomanik ei taha kevadel raiuda. Aga paraku ega meil on elame sellisel laiuskraadil, kus selline kliima, muutlik samuti, et me kõik ei mahu sinna talve ära.